No tervitus teitille. Ega siin pole medad, eikä edu taastet teittil keikkidel, kes raadiomi juures oo, ning nendel muidud ka, kes nuppu pole veel kadilaine pikkusele jälle keerde jõudnud. Nämes mood see uus aasta siis tuli. Vätsid sa vähe palju viina ka või? Ja sul preet pea haige. Ei, see sünni mette, sest kui sul juba aasta alguse päevadel on kotid silmtal, no siis see aasta sul sasun tuleb ka. Nõnda, et katsu ennast klaariks teha ning hakka meheks uuesti tagasi. Neljapäev siis 6. jaanuaril juba 3 kuninga päev, siis tuleb kuusk välja viia, kui sa selle muidu mobiiliga metsas tõid. A need, kes poodist plasmassist okastega asjanduse ostsid, nendel seda häda muidud pole. Nad aevad selle kotti tagasi, pistavad kuskis pool kapi norka ning peavad aasta lõpus uuesti välja. Täna on medel uued rahad taskus ja kui sa nendega midagi muud tehja ei muista, siis vaada uusi piltist ja veereda sentist, sest kes neid ju kähtab kohe poodi viia. Ja mis sa selle natuse eest, mis sul saadkid? Ja kui neid eurosentist tuleb nenda palju siiski, et kukrus ei taha kuidagi moodi mahtuda, siis ma soovida sul omal üks kukurloom võtta. Kõik see parem oleks muidu känguru. See kasub 2 meetri pitkuseks ja kui sa poodi lähed ja taas ol paila otsas kaasa soo, vaata siis ta tassib ju ise oma kohu peal kotis soo eurosendid ka kõik kaasa. Ja ega si sösusele jalgadega rahakassale ei julgu varas kätt mitte tasku aeda. Aga üks asi peaks nüüd heast olema, sest euro pidi ju küll muuduma vähemasti natuseks ajakski hinnatee. Valitsusmehed ju kogu saa rääkist. Euro enda ei tõsta. Nõnda, et jumal tänad, hinnatõus jäi 7 päeva sesse ja see ermos enne kadunud. Aga vanamori on tumigu poodis käima järgi mitte suuged rahul. Sest ta meelest asi ikka liiga keeruliseks saad. Just sennega, et kassa ogut rahavahetuse punkt. Sa maksad krooniga, tagas saad eurust. Ja noorid, kes su arvet kokku lööb, peab kogu saik meeles pidama, mis raha sa andsid ja mis moodi ta jälle tagas andma peab. Ja sasun pull käib veel 2 nädalt aega. Sennepärast ütles vanamur, et niisugune iblamine oleks võinud jääda. Kui teine raha juba kasutusele vöödi, olga see pealegi euro või mis tahes, siis ei maksa enam koidulatega vehkeda. Olga asjaga kinnel sott. Ja kinnel jähigid kroonist pesukappi voodele nade vahel ja pateapööride vahel ja see on inimese oma viga, et ta pole õigel ajal muistin tee vaheta. Vanamur arvas veel, et jälle varsti või Eestis peale kodutute ja töötute veel üks ports inimesi, kedastu erpsasti ning neo eurosandid ja nimidust tulebki eurosendist, sest peale sentide millegit muuga rääkendame teil pole. Vaada, kui kroon 92. aasta 20. juunil tuli, siis ju vahetati inimese kohta 150 krooni, sennega oli jutt lõppend. Vanamur leidis veel 6 aega igast poolt pärast otsigute ja taskude seest Lenini pildiga 10 rublaseid. Ja tehja pole nendega enam mitte midagi olnud. Kui siis ainult, et tuletas vähe meelde, mismoodi Vladimiri Lets Pariisi Letsimajast sööfilise sai, üleüldse iidlise viisi üks kägine mees oli ja hulga aega Euroopat kommunismi tondiga ehmadas. Ja muul siiamaani meeles, kui kroonid käde sai, Medepere sai neid 750. Me läksime siis kohe poodi, kus kõik oligid kroonideks tehet ja esimene ja muu mäledamist ja ka aina masin, mis me Iiu poodist, nüüd on see Konsum muidud, ostsime, see oli aprikoosi purk, mis maksis 46 krooni. Ja kui ma preetsene peale mõtle, no siis oli see ikka järmva kallis. Anetsa, saime kõik ju hakkama ja ma mäleda küll, et me ei ole krooni aegus pole mitte rehkendanud, mis üks või teine asi rubla aegus maksis. Ja ega rubla aja lõpus pole medel ju poodist mitte midagi saadu olnudki. Ja sellest rahast pole ka kahju olnud, kui ta läks. Kroonist on muidud kahju. Ja ega teda siis Vene rublaga võrrelda ei saa, kus kullapai. Sest ta oli ikka ilus raha ja selle eest sai juba kõike asju, kui sul teda muidud palju juhtus olema. Aga ma olen kinnel, et mede inimene on vähemalt 6 aja joosul euroga nõnda moodi harjunud, et ei tule ta meeldegi. Kuigi vahel võib ju mõttes suitsupesuga 500 pealt so sent alt mööda põhiseda küll. Ja ega ma ei pääsi alt ega pealt. Sa tahad muidu teada, mismoodi su asjad uuel aastal lehvad, kas ikka raha tuleb, kas on tervise kordas ja kas armastus käib ka mitu korda peel ja läheb siis peel tee jälle. Vaada,
Aastavahetusega läheb loom ka teiseks. Äkki selle Hiina kalendri järgi ja 3. veebruaril tulebki üsna mõtmelooma aasta. Ehk sedas, kuidas jälle kinnelgid meeldib. See on jänese aasta, ehk valge kassi aasta, ehk jälle küülikuu aasta. Aga ma arvan, et käiks rohkem tuttav siiski jänes ja jätamine kassid ja küülikud teise korra jaoks, kas siis muu pärast 12 aasta pärast, kui see aeg jälle uuest tuleb. Ja teise külje pealt, kui nedamoodi vähe isiklikuks minna, siis Laine jänes on ju igatepidi kena inimene, selle näulapiga, mõistab koori juhata, mis moodsa nüüd ütleksid talle küülik. Võib-olla Neemejärvi ütleb, ei jäägu seda südametunnistuse peal. Ja kassi aasta ta jäi ta ju ka mette jälle, sest see on valge kassi aasta, mitte karmen kassi aasta. Nõnda, et jääb jänes ja senega jutt lõppenud. Et 3. veebruari on veel aega, siis ma praegu väga täpselt rääkima ei hakka, mis siin sellel aastal ees oodab, sest tähtkujude järgi see ju üsna erinev. Muidu ajalehtes ja internetis juba lööridavad ja ennustavad, saa seda mitte väga tõsiselt võtta. Sest nende suurte tehetarkade mõte on selles, et mida varem sa inimesele ennustama hakkad ja mida parema horoskoobi sa teed, seda rohkem inimesed sind uskuvad. Ja kes jälle hiljem oma ennustustega välja tuleb, nõnda kutma ja soole mitte ainult metmoka peale ei määri, vaid ikka seda, mis sind päriselt ees oodab, vaata siis, aga neid enam ei usutagi. Sest inimene tahab ju sedasi, et kui kõik muu on sandisti, siis vähemalt horoskoop peab igal juhul hea olema. Sellepärast ma katsu üldjoontes vähe tarkust juures ole anda, et sa juba sättima ja arvestama saaks hakata. Muidu sedasi, et hiindlast oma plaanid valmis teinud, aga sa tambid ikka veel tühalt ja tea mida, mis sind ees ootma soo. Vaata, raha on sul sellel aastal palju lugeda. Et eurosendid east klappima hakkaks. Ja kui sul eelmistest aegadest veel kopigaid juhtub olema, siis on nende peal hea harjuta. Sest vaata, kopigad olid ju ka 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 kopkana. Ja eurosentist on jälle 1, 5, 10, 20 ja 50 sendine. Pereelus võivad mehed hakata tulevast või sellel aastal ja jänesaakest tegema. Aga nälg ajab vastu kuju jälle tagasi, üsna varsti antakse palja porgandi juurde tökkleha ka. Tervisoos on igatepidi ja kui sa ise kipud tähtpäevade aegus rütmist välja minema, siis süda seisab rütmis ja maksalutigat ka karta ei ole. Ja kui sa pintsi peal oled, siis sa peaks vererõhu mõõtma ja üsna mitu korda käi seda mõõtmas ja kui arst ütleb sedasi, et tede pulss lööb aeglaselt, siis ei ole mitte ninatarki nagu üks vana inimene, kes ütles selle peale, ei sellest pole midagi, härra tohter, ma ole pintsi peal muul aega küll. Ja armastusest seda on sellel aastal palju. Nende, et märtsikuus käivad nendaga valged külakastid, nendaga kirjud 2 nädalt aega su järgi. Ja, oma siis 30. jaanuaril ennustas ole täpsemalt. Käiks see paremad ja olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Mis ma süda ütlema. Masu oli, see läks lumeks üle ning nagu targad mehed televiisoris rääkivad, ennem 2013. aastat mitte me teada oota ei ole. Ehk siis nõnda palju, et see lumi, mis praegu maas peaks nüüd selleks ajaks küll läinud olema. Metsas ei oskad ise arvada. Muist rääkivad, et mede valitsus on heast hakkama saanud, teised on jälle seda meelde, et võim läheb ega päevaga lehtrahvast muudkud kaugemale ja kaugemale ning jääbkid viimati ilmaruumist tiirust tegema nagu venelaste maha jäädud putnik. Mede praegust täielist Eesti Vabariiki aidab mu meelest käikse paremini iseloomusta Kärna-Ärni ütlemine. Vaata, Ärni ülehoome, ehk siis jälle 11. jaanuaril sünnipäev ning ta oleks 79 aastaseks saanud. See Valivanus korjas elusjõus mehe juba 92. aastal enda, et Ärni näpud polegi tõieti, kui tulede karjuda jõudnud. Ärni ütles, see käis nüüd küll Vene aja ehitamise kohta, aga mu meelest täpselt sama kui Mederiigi uuesti üles ehitaminegi too. Et alguses oli suur vaimustus, siis tuli pitk paus, selle järgi süüdlaste otsimine ja süütude karistamine ning käiks lõpus kõrval seisjade autasustamine. Vaata, medeloogid praegu see 5. etapp mu meelest kee. Selle järgi tuleb 6, see on viimane ja see on ühiskondlik väljasuremine.
Senne läheb veel aastakümneid ja ma usu, et ma ja sa, me jõuame ennem kõrvad vee alla panna, kui see aeg ühe korra geo. Aga see kirumine ei aida ka ning see vanade inimeste ütlemine, et kus vigane, et laita seal tule ja aita, see tänapäevas ei tähenda enam mitte midagi. Ning kõik see kasulikum su oma loo, kui sa ka laita aidad ning mettemäed rohkem ei tee. Sest vaada, ma olen katsunud ka ühna mitmel korral oma nõu ning jõudu pakkuda. Ei taheda. Kesitakse olla nagu tegepullu otsa, tehtakse oma tarkuse järgi, mida valmis, keertakse asi röömsalt persse, ise oldakse muidu rahul, kehitakse õlgu ning poetakse selle taha, et mis tehja, raha ei ole. Tead ma ütle sulle otse. Raha puudust tegelikult ei ole. Asi ju sennes, et see raidatakse täitsa vale asja peale Võtame kas või selle uue aasta ilutulesti, kui me Kärde jälle keskväljagu peale üles lasti. Ma pole ise küll käinud, aga Johan oli platsis, ta teedis rääkida, et see oli 21 000 krooni maksma läinud ja olnud nenda kehva, et hakkas üsna aledes otsaga tegema peale, ta oli ootnud, millal siis õige madinaks läheb, pole läinudki. Ja ta oli tulnud üsna not peale. Ja kui ju kitsas aeg, kas ei oleks siis sesust asja võinud mitte jätta? Kutsunud emastest puhkpilli poisid maksanud nendele 5000, sest Kärdla kultuuril ju peale rahvatantsijate mäed muud välja panna ei ole. Ja oleks ka tükimad mehisem uue aasta vastuvõtmine olnud. Ning ülejäänud jälle 16 000 oleks võinud vabalt Kärdla Nukuteatri ja pensionäride vahel jagada. Vaata, sesust näiteid ma või üsna hulga tuua. Äga rääkida mõtted ei ole, keskid seda juttu ju mitte millekski ta ei pea. Kulertse maa lugesi paar päeva tagasi lehtest ja kuule raadiost ka andis teeda. Juhtus peale sennele, et mismoodi 50 aastat tagasi Nõukogude Liitus ennustati, mis medel preed 2010. aastal olem peab ja oleme ei pea mitte. Keiksepealt oleks mei preed sõbralikkus ning vennalikkus peres rõõmsalt edasi elanud, medel oleks olnud naturaalmajandus, raha poleks üldse enam olnud, rublast, kroonist, eurodest rääkimata. Eraomandit poleks ka mitte olnud ega mingit suust äri ajamist. Inimene läheb poodi ning võtab meist tal tarisoo. Helikopterid oleks kõikidel kasutada olnud. Eriti pidid nendega lendama 125 aastat vanamutid, sest elatustase on enda kõrge. Ja kui mõni jälle kops või maksul kehvaks jääb, see vahetakse kohe uue vasta välja ja oma tervist pidi saama marsi peal sanatooriumist turguta. Ning kuritegevus, see oleks olnud praegu üsna tundmata mõiste. Ja viina ei oleks keskida enam joonud, seda kasutaks ainult meditsiinis. Mis sa arvad selle peale? Oleks ju igatepidi mihin olnud. Ainult need targad pole jälle oskad mitte ette nähi, et 32 aastat peale ennustamist terve Nõukogude Liit kokku kukub. Aga kui katsuks nüüd ennustamismedelu 50 aasta pärast? Ma arvan, et siis on mede rahvaarv umbes 800 000 ning nendest pooled on hiinlast. Vaata, nende Toomase jauks praegu juba Sillamäe sadamas konteinerid hakkamas. Seda Euroopa Liitu ei oleks enam ammugi tolnud ja rahaühik oleks medel olnud hiinlaste järgi juan, mis jälle maakeeli oleks olnud juhan. Riigikogu ega valitsust ei oleks sammati olnud mitte, selle asemel oleks Toompeal kamandanud mingi dünastia järeltulija vang. Ja elektrit ei oleks ka enam olnud, sest põlevkivi oleks õnneks saaks juba otsa saanud ja viimast tuulegeneraatorit keerab Trandbergi lapselaps lahti, et see Hiinasse saata, kus see jälle ümber sulatakse uuesti ning raudteevaguniks tehtakse. Haigekassast oleks paljas kassa olnud senneks ajaks järgi ning kes oma tervist paranda tahab, seda ei saadeta mitte marsili sanatoorium peale, vaid lihtsalt kuu peale. Ja helikopterdega, nendega lendavad ainult ungveid pingid ning Hiina mutid teiste jauks bensiini ei eraldata. Ja eraomandit on enda palju, kui ühel pentsakutasku mahub, kuritegevus on eal järjel ning see kasvab tööpuudusest ja majanduse langusest hoolimata meheste. Keskmine eluiga on 50 aasta pärast meestel 55, naistel 60, nõnda et pensioni pole kennelgi tarvis maksa ning pensia tõstmisest ei räägi juba ammu enam ükskid. Võidusammas, see on laiali lammutat, sest see polegid põlema hakanud ning sennest klaasist ehitati Vabaduse väljakule, mis senneks ajaks ümber nimetatud Huili platsiks, vägev kämmerg, mille seina peal on mede praeguse kaitseministri pilt ning millel on 111 selle numbri kombinatsiooniga Tammeberg ümber.
Ja praamiühendust enam mandri ega saarde vahel ei ole, sest see Nord Streami gaasitoru ammu pauguks teinud. Väinameri ja üks ainam prügimägi, kust suveaegus, kes vähegi taisu kannatab, kuiva jalaga saare pealt mandril saab. Kuuled sa, joo, nüüd aidab. Ei sa seda väga tõsiselt võta, nagu ma ilma ennustamistki. Nõnda, et ma tulen nüüd jälle praeguse aega tagasi ja katsu otsida vähe kergematele küsimustele vastust. Kuule, ühepäevasi televiisoris reklaamis neid mis nad on, need alkumeetrid ning seel pandi kanges südam peale, et ühed amatööride jauks, teised professionaalidele. No ütle nüüd, ma ei saa mitte aru, mis asi sii vahet peab tegema. Kas seda professionaalsust võetakse politsei poole pealt, et kui just alles mundrio selga saanud, siis profiriista tagade veel ei usaldada mitte. Ta peab amatööri jauks mõeldud alkumeetri võtma. Vai veetakse hoopis autojuhti silmas, et kui sa pole ennem joontpäega vahel jäänud, siis puhud sa amatööri alkumeetrisse, aga kui sa oled juba rooli taga professionaalne viinavetja, siis pead ka profiaparaate puhuma. Või kolmas asi, peab see hoopis alkumeetrist olenema, et kui ju aru saada, et juhil on ainult lõhnad külges, siis läheb käiku amatööri alkumeeter, mis üle 1 promilli ei näida, aga kui on selge, et autojuht juba üsna kõigub, siis on jälle profirista taris. Seda ma mõtle, et eks see elu ole ka üks suur reklaam ja kuigi sa kõikidest asjadest aru ei saa, vähemasti mõtlen paneb ta su ikka. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Ma olen nüüd täiesti kindel, et inimene mitte täielises Eesti Vabariigis ei tähendagi mitte midagi ning see, mis mooto omaga hakkam saab, see ei huvita ka keskid. Suurdel asjameestel on täiesti üksta käik. See ju rääkivad kogu see aeg, et võim läheb aga rahvast kaugemale ja kaugemale ning nüüd on selle kohta kinnitus ka käe. Sest vaada, peaminister luges oma jõuluterviduse juba tüki aeg ennem jõulust filmi peale ja pöhkis siis Eestimaalt hoopis kaugemale. Õhna Aafrika. Ning see, mis mede jauks on püha naagut jõuluaeg seda vaata sellest pole taal olnud sooja ega külma. Ei sooja seal siiski too easte, aga kas need mustad poisid midad jõulust ka pidada muistvad või pistetaks punaskuue ja habemega mihed kohe pintslivad, seda ma ei tea. Aju siis peaministri meelest on Jeesu lapsukese sündimise asemel tükimaad mehe kuulda, mismoodi lõvil lõugab ja mismoodi pühvel peereb ja aga vaata teisest külje pealt jälle ütles ju mida kaitseminister televiisoris selles Ekspressi saates Mehkel Rauale, sennele, kes 160 nägu minuutist teeb, et me ei peamegi rohkem reisima. Senne kojab sõjad maailmas tee, et kui me ei näge, mismood teised elavad ning teised jälle mismood mei, et siis ei ole kinnelgi tahtmist ega tarvidust pööse võtta. Sellest tegime muidu oma jauks osus järelduse, et kui medel vanamori kodumadinaks läheb, siis ma võta kohe senne piiks ja raha tuleb laenu ning pane padavai Egiptuse. Mis jauks see asi mul praegu meele tuli? Vaata selle pärast, et me ei pea ise omadega hakkam saama. Aga kui ei saa, mis siis saab? Ma juhtus ühe õhtu televiisorit vaatama, see oli kolmapäev. Ja ma pole selle saate algust näinud ja selle pärast pole mitte aru saanud, et kes ne inimest too, kes on enda viletsad, et ise omaga üldse korda ei saagid. Ühel pole jälgu all olnud, teine oli nenda kehva, et abi ja hädaga pooleks sai kudadmoodi potitooli peale, aga pühkem nii ähigi, et selle naisterahva oleks, kes seal taga toimetas. Ja juhtus sa ka nägema? Ei ole. Ja vaada, kui see lõppes, siis ma jõudsin lugeda, et on ravi kindlustamata inimest, kedast Eestis on umbes 75 000 ning nende jauks on ainult üks osakond, kus on 25 voodikohta. Teed sa, mind võttes ikka täiesti tummaks. Ja siis tuli mulle meele, et ega paari päeva tagant räägitakse, kui hoolimata inimest, kes jälle veab oma koera metsa ning siub puu külge, kes puistab karbiga kassipoegast läbi lahtise autoakna ühna sõidu pealt välja, nõnda, et koduta koerast kassist on käik varjupaigad täis. Ja et ma saan nüüd selle vai interneti ka juba ühna kenasti korda, siis ma mõtles, et ma vaada õige järele, mis see loomade kohta ütleb. Ning ma peas olla ütlema,
Nende kohta keikkinasti kirjas ja ne kõik arvel ka. Meite täielises Eesti Vabariikis osasust varjupaikast 10 ning üleeilse seisuga oli nendes loomi sedas, et Haapsalus 7 koera ning 11 kassi, Kohtla-Järvel 19 koera, 24 kassi, Pärnus 10 koduotsijat koera ja 6 koduootajat kassi. Vaat sedamoodi täpselt oligi kirjas. Rakveres 10 koera, 15 kassi, Teitel Saaremaal ka 3 koera ning 7 kassi. Tallinnas 59 koera ja 89 kassi, Valkas 5 koera, 9 kassi, Viljandis 9 koera ja 3 kassi, Virumaal 3 koera ja 3 kassi ning Võrus 9 koera ja 2 kassi. Ja kokku teeb see siis jälle 10 varjupaiga peale 134 koera ja 169 kassi. Kõik täpselt teeda ja iga ühest üsna mitu pilti ka juures. Ja kui sul meeles ei ole, mis ma ennist ütles, siis ma korda üle, et neid inimest, kinnel ravikindlustust ei ole, neid umbes 75 000. Aga varjupaikades kokku ei ole mitte umbes 300, vaid täpselt 303 looma. Mool ei ole midagi lemmikloomade vastamette, vastapidi, aga nenda kaua, kui mede riigisadele ükskõik mismoodi inimene hakkam peab saama, nenda kaua on mul täiesti ükskõik, kas me oleme Nõukogude Liitus või Euroopa Liitus, kas me oleme NATOs ning peame hing kinni ootma, millas järgmine Maarjamaalt viidud mees Afganistanist pommi otsa läinud ja tena kerstus Tallinna lennujaamas vastu võetakse. Ja muidu ta nende 75 000 inimese hulkas, kinnel seda ravikindlustust ei ole, sõsust ka, kes seda ei tahagi. Ja ta potsigid omal peale salaviina ning talveaigus sujema koha mitte midagi muud. Aga ma usu siiski seda, et 3/4 nendest on normaalsed inimesed, kes pole mitte ise süüdi, vaata neid peaks aitama. Aga senne koha peal too asjamiste kõrvad lokkus. Aga mul on siia jälle ettepanek ka. Kui inimese hing üks aina ümargune nullo, riik nendest mida ta ei oli, ning medel neid loomde varjupaikast nenda palju ja üht jooni juurde tehtakse, kaidaks siis muist kahejälgsid ka sinna paiguta, sest mis nad siis ikka koerdest kassidest kehvema too. Ja kui nad pole inimväärset kohtlemist siiamaani saanud, siis see loitakse neid Eesti naagut loomigid. See oleks nina esin olemas ja vari tee kohal ja loomdel ka vähe lõbusam muidud. Ja kui keskid tahab omal jälle uut lemmigut võtta, siis ma arvan, et ta valib kahejälgse, sest see ei kauguskes poole, seda ei pea keti otsas pidama. Ta ei ose kodunt ka mitte ja juhul võtab ta sul telefoni ka vastu, kui sind omal kodu pole. Ning miks jauks ta siis peaks kodun tee jooksma? Ta oli nüüd kõik sotsiaalsed garantiid olemas. Ning peaminister ei peakski sinna aasta jõulutaigus jälle Aafrika sõitma. Ta läheb Viljandi maanteele kodutu loomde varjupaika ning ta jauks peaks inimene ja jälle koerde kasside kõrvas veel põnevam elukas olengut pantu neeger. Ja kui sa nüüd arvad, et see on üks nali, siis sa oled küll oma kukkas. Ma räägi täitsa tõsiselt, sest midagi moodi peab ju sellest olukordast välja tulema. Ise me veel laulamsi kogu saeg euru ja häbi tapab ühna . Aga ma lähen nüüd teise asja juurde. Tead, Soome ju Tõnise päev. Vaata, senne päeva kohta käib see sun ütlemine, et külma süda läheb lõhki. Päiges hakkab siit peale riiet pleegidama, ega päev läheb kukesammu võrra kevade poole ning kui hoome päiges ka välja tuleb, see tähendab seda, et tuleb hea kevad ja ilus sui ja rugis kasub ilus ning öeldi ju ka sedamoodi, et kui sennel päeval nõnda palju päikesepaistetu, et mees selle aja sees jõuab oma obus selga maast hüpada, siis saab easti jälle heina tehja. Aga vaata, selle heina tegemise tuleb mulle meelde, mismoodi Mehkel oma pojaga heina tegi. Ilm oli ilus, päiges paistis, tuulda ei olnud, Mehkel niitis ühes metsa ääres ja poiss teises servas ning terve külarahvas oli heinamal koos. Ja Mehkel hüüdnud siis pojale, et kas me õlut ka teeme? Poiss hüüdnud vastu, ju me ikka teeme. Äga me külarahvale ei räägi, et me õlut teeme, hüüdnud Mehkel siis. Ei räägi, muidu jäävad me ta õlle käest tee, vastanud poiss. Ja ma hoian nüüd soole ka, et ma olen enneks korraks lõpetanud ja olga neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Vaada, kui sul umigu vara uni peel tee läheb, siis tulevad egatsugu mõtted pähe. Eile umigu kell oli 4:05. Ma katsusin küll keerde pöörde, ei silm pole mitte kuidagi moodi tahtnud enam kinni jääda.
Nõnda ma plaksudasi siis televiisori käima, aga mis sealt sõsuses kellaaegus tuleb. Sene Vox krimi pealt näidaski tast pimed politsei uurijad, kennel juhtkoer ka seltsis oli, aga politsei nägi justkut nõnda eest, et näidas koeraligid kusemise posti käde. Ei näe kinu, sii pole midagi muud arvata. Poole 6 aegus ma lugesi parajat jälle ekraani pealt uudiseid, kui õmne mängima hakkas ja ma mõtles, et kas nüüd päigest tõuseb juba nõnda vara, sest mooteeda käivad need 2 asja koos. Ma tõuse igaks juhuks päiges asemel ise üles ja läksi kalendri juurde vaatma. See näidas, et päiges tõuseb natust peale 9. Nõnda polegid ma aru saanud, miks jauks padu öösemedel õmne mängidakse. Aga ühe ettepaneku taha ma siibreed küll tehja, sest vaada, kui medelo Soomega 1 õmne ning nendel ja medelo euro, kas siis ei võiks kõik ne 17 Euroopa riiki, kus see ühinraha ka mede õmne mängida? Võiks ju küll. Siis on mu keest üsna mõtmed küsinud, et jälle, mis ma sellest Savisaare asjast arva. See on nüüd nõnda keeruliseks aet, et enam ei saagi aru, kas Edgar küsis Jakunini käest raha või küsis Jakunin Edgari käest hoopis Vilja kätt. Aga ma usu ühte asja küll. Vaada, Vilja on kina inimene, ta on mul kogu aeg meeldinud. Ja kui ta käest küsid, et kas ta usub, et vana Venemaalt partei jauks raha küsis, siis ütles ta selle peale, et tundes Edgarit, võib see täitsa võimalik olla. Ja kui naine, kes mehega on enda kaua aastat koos elanud, sedamoodi ütleb, siis sa pead ikka üsna vadolgus olema, kui sa seda ei usu. Aga Vilja poleks siis ilmas, et ta ka mitte teise mehe juurde läinud. Teine asi, mis mulle meele tuli, on see uus liikluse seedus, mis vastavöödi ja mis jälle 1. juulist jõuse hakkab. Ei, ma saa aru küll, et ma olen omadega vähe hiljaks jäänud, aga ma tee siiski mõned paranduse ettepanekud ka, mis järgmises kordas, kui jälle uus seedus vastu võetakse, teuse võiks siis minna. Kõik see pealt sõsune märk, mis ega peatee ede pantakse ja selle märgi nimi on Anna teed. Vaata, see on kogu aeg mul hinge peal käinud, sest vaada, ma saa aru veel, et Brett talveaegus, kui väljas on külm, ei siis on hea, kui keskid sulle ennem peedele jõudmist teed annab. Aga suiaegus, aga meil pole siis neeva aksakallid või mõned muud Kirgiisia vanamehed, kes sui läbi teed luristavad sukrudeks suunorkas. Meie oleme ikka Põhjamaa inimest ja medel peaks sui olema sõsune märk nagu anna õlut. Siis on jälle parkimine keelatud. Ma ütles enne kohta sedamoodi, et sõita mõistab igaüks, aga õige autojuhid tunnedki, et parkimise järgi ja kui nüüd juksekarvsi täitsa pooleks aeda, siis parkimise jauks on üks kinnel ametimees ja see on parkal, Köösner aidab ka. Ja et Tallinnas see va mun pol muud ei teegid, kui sokkudab neid trahvipaberid sulle valesti parkimise eest kojamehe alla, siis võiks need munitsipaalpolitseinikud ka Köösnerideks ümber nimita. Ja see märk, mis parkimise keelab ja kus on Rooma numbritega peal 1 ja 2, siis tähendab see praeguse liiklusseeduse juures seda, et saab tohi paaritul või siis paaris kuupäeval parkida. Vaata, siin ma jäi jälle mõtlema. Sest vaada, meie oleme ju vanamoriga paaris. Ja kas see tähendab nüüd seda, et kui ma taaga koos Tallinna lehe ja parkimise keelu märgi peal on 1 kriips, mis paaritud tähendab, kas ma pea siis vanamori ennem autost välja kupadama, kui ma parkima hakka? Või võtame siis sõsuse märgi nagu stopp politsei. Ma saan ennast seda moodi aru, et see ju keelumärk politseile ja korramees peab moostega tükimaad eemlu hoidma. Ja sõsune märk nagu liikluse ummik, kus 3 autod üksteise sabase märgi peale joonistat, see ajab ju ühna naerma. Ütle mulle, kus kohta sõsune märk pandakse ja kes selle kogu aeg edast tagasi jooseb. Sest kui kuskil see ummik tekkend, siis peab see märk ju mulle teed andma, et ummik on. Aga kui sõsuseid kut maa, tuleb ju ummigule kogu see aeg juure ja kui 2 minuti pärast on mul 10 autot selja taga ja märk on mool ees, siis viimane seda märki ju ei näe. Ta ei tea pehuloodigi, et miks pärast autot seisvad. Ja siis peab siiski kogu see aeg jälle seda märki edasi tagas liigutama, muidu tal pole ju mingisugust mõtet. Ja siis on sõsunmärk, mida jälle terve eelmis sui oli Haapsalust välja sõites käi kohad täis. Senise põhja peal valge nool, mis näidab, kus poolt sa menem pead, kui jälle eespoolt teed tehtakse ja üks ainam suud sõitmise jauks hoogid.
kas sa teed, mis selle märgi õige nimi on? Selle märgi nimi on ametlikult ümberpöikesuund. Ja kirjas on, et märk kohustab ümber pöikama märgil osutet suundas. Vaada. Mool on see, mis ta on, GPS. Et kui ma ei ole kuskil poole mandri peale esinema lähed, siis ma peaksin mitte. See ütleb selle GPS-i sees naisterahvas eelmoole kenasti, et hoidu paremale, suundu vasakule. Kui ta hakkaks moole nüüd sedamoodi ka mandust jagama, et pöika vasakule, nüüd pöika paremale, ma käsiks ta aista, sest mis moodi see autoga ühest kohast teise muudkud pöikad. Siin võiks ju märginimi olla lihtsalt suund ja nool näidab ise, kus poole sa suundum pead. Ja siis on sõsunmärk nagu jälgtee lõpp, kus emale ja lapsele on täitsa jõhkralt punane kriips pöigite peal tõmmad. Nõnda, et peale jälgtee lõppu pole nendel õige mitte midagi peal lõppu oota. No kas ei võiks siis sinine põhi märgi peal mitte punane olla, see peaks ju keelamist näitma. Aga sedamoodi kahe inimese elul kohe kriips peal tõmmada, no selle eest peaks ikka ühna karmilt karista saama. Ja 2 ettepanekud on mul veel. Kõigepealt see va turvavöö, mille pärast kogus aeg üks va jäma on, kui teda kinni ei ole. Valges paistab see muidud kohe, aga pimes ei näe politsei midagi, oosvõld raksid peal väi ei ole. Ja selle pärast ma soovida see väga lihtne. Turvavööle peab sõsuse riba peale panemas nõnda, kui see veheget valgust näeb, hakkab vastasärama, nagu teemärkid ja paistab kaugel tee, et kas sul käib, mida risti rinna pealt läbi või ei käi. Ja sõsust eksidevad reklaamid, need peab televiisorist e-kautama. Ühe korra siin rääkis, et neid vaid alkumeetrid ning sel pandi kangest südam peal, et ühed on amatööride jaoks ja teised jälle professionaalide jaoks. No ma ei saa nüüd mitte aru, mismoodi siin vahet peab tegema. Kas seda professionaalsust vöödakse politsei poole pealt, et kui poiss on just alles mundri selga saanud, siis profiriistada käde veel ei usaldada mitte, ta peab amatööri jaoks möödud alkumeetri võtma. Või peedakse hoopis autojuhti silmas, et kui sa pole ennem joont peega vahele jäänud, siis sa puhud amatööri alkumeetrisse ja kui sa oled rooli taga juba professionaalne viinavetja, siis pead ka profiaparaadi puhuma. Või tuleb see hoopis tükki selle alkumeetrist, et kui juhi juures on ainult lõhna tunda, siis läheb käiku amatööri alkumeeter, mis üle 1 promilli ei näida, aga kui see on selge, et autojuht juba ühna kõigub ja lolli juttu ajab, siis on tõsisemad aparaati taris. No vat, ma pean neid ettepanekuid veel ikka välja mõtlema, ma siis viin ühe korraga männitarmu käde, sest ta ees medeli ju odavama praamipilleti välja ja pressis nõnda kaua, et tulevikus võime me ühna ilma nende tuulegeneraatoritega täitsa vaba tingada. Ja kui ma need käde vii, ma usu, et siis saab mu ettepanekutest asja ka. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Vaada, ma siia eelmises kordas rääkisin oleme sust liikluse märgid peaks muutma või ringi nimedama. Ma pole seda uut liikluse raamatut, kus uued reeglid käik sees. Läbi vaatanud veel, üks asi, milles siia juba ammu räägid, on ju see, et jälgrattur võib ka jalakäigu raja alt üle sõita, nõnda, et nokkasoo poole ei keeragid. Ennem ta pidi ju rattaselgest maha tulema. Senne koha ma otsisin ülese ka ja lugesin, mis ma lugesin, aru ma pole sellest mitte saanud. Ma loes ole ka punkt 543 ehk ülekäigurada, kus pead jalakäijal teed andma. No see on selge ja seda oli ennem ja kogu aeg samati läheb edas ka. Aga siis läheb jutt imelikuks ja kirjas on sedamoodi, et viimasel ajal os enne märgi alla hakkad panema märki lõikuv jälgratta tee, mis näidab, et sõiduteed võivad ületada ka ratturid, kuid pane nüüd tähele, nad ei tohi häirida jalakäijad ega segada või takista autosid. Nad tule antsipappi võtta taevast ka seltsi. Mis moodis ennest peab aru saama, et sa jalakäijadel närvide peale ei käi. Mis moodi ma selle rattaga pea siis olema? Tohi ma tal selges olla ja pedaalist vajutada või peama teda keegerval lõkkama. Ja kui sa sennegid poolest kinnelegid jalakäijal pinda käid,
kas ta võib soo peale kaibama minna ja sa maksad siis trahvi. Või teeb ta soole sel samas sõnad sedamot selts, et saab julgu elu ilmas enam ülekäigu raja pealt rattaga üle tee minna. Ja teine asi. Ülekäigu raja peal ei tohi rattamees segada ega takista autosid. Ma ei teegit, kedast nüüd appi hüüda. Mis moodi sa autost ülekäigu raja peal ei sega? Mu meelest on selle jaoks ainult üks võimalus. Sa ei tohigit ülekäigu raja peal elu ilmaskid minna, sest auto peab ju soo läbi laskma ja sennega sa segad teda. Ja see keeld, et jälle autost ei tohi takista. No nenda loll pole keskid, kes siis palja käsi autol kallal läheb. Ta takistab, siis jälle rattalenksudest kinni võtab ja rahulikult üle tee läheb. Ja rohkem mitte üks sõna senne kohta, kas jalgrattamees võib ekka sahinel üle jalakäijate raja teisele pool teed sõita või mitte, või peab ta siiski rattaselgest maha tulema. Kui ma nädal tagasi Tallinna Hiidlaste seltsi peule läksi, siis ma sõitsi bussijaamast taksuga teatri puhveti, kus poolpidu oli. Taksojuht teedis küll, et uue seaduse järgi ei pea ratta selgest maha tulema. Ja ise ta rappudes peedi oli ühna tõsinisene juures. Ja teed sa miks? Ennem ja praet ka sõitvad rattamehed sorts ülekäigu raja pealt üle. Ainult senne vahega, et rattamees keerab vehe peed ka ju ettevaatlik, sest ta teab, et autol on eesõigus, kui ta rattaselges hoo. Aga kui rattamehel jääb auto ees ülekäigu raja peal õigust ülegid, mis siis uue eeskirja järgi saab? Ma karda, et esmalt mats, senne järgi tükimaad õhulendu ja siis on maaühendus. Ja see ei ole mitte sugugi enam naljakas. Nõnda, et mulle tunne, et Johannes Piirite on senne raamatu kas jalakäies teinud või autoroolitaga valmis mõtlen, aga ratta selge pole ta mitte jõudnud öpada. Või siis on jälle teine asi ka veel. Sest vaada, ma tellise omalt kirjastuse käest senne sama uue liikluse reeglide ja ohutusõiduõpetuse raamatu juba eelmise aasta detsembris. Mul on nendega sel kirjastuses seht sees ja kui mida tuut jälle tulemas on, siis nad võtvad telefoni, helistavad mulle ja eks ma ikka telli ka. Nõnda ma tegi sennes kordaski, et siis hakkas eeri tulema, et see liikluse seedus on puudulik ja ei saa kohe mette vastu võtta. Mul oli arve juba koju tulnud ja ma ootsin raamatut, kui kirjastusest äkist helistati öelda, et senne arve võib kohe prügikasti visata, et raamat peab ikka sennel ka vastama, mis seedus vastu öeldakse. Sennepärast ma peagi jälle kirjastuse käest küsima, et kas ma sai äkisti vale raamatu või see vale jutt, et jalgrattaga mees võib nüüd mööda sõbrad vabalt auto eest läbi sõita, nõnda et ratta pealt maha ei tule. Või jo siiski uue seadusega sedasi, et kui ta ratta pealt maha ei tule, siis on mool õigus ta alla aeda. Sa seda ütlemist nüüd väga tõsiselt võta. Mul tuli meelde see nõukogude aeg, kui jälle Pärna, Mart ja Liivamägi lämbid peal nalja tegid. Seda ma enam ei mäleta, kas nad jälle sennes kordas olid koos ja nalja tegid, aga Mart oli kindla peale, kes oli siis justkui sedamoodi autokooli liikluse eksamil ja küsimus tal oli nõuke, et kui tee eres on vana mutt ja kets ja muud võimalust ei ole, kui peab ühe alla ajama, et kumma ta siis valib. Pärna Mardi vastus oli selge ja loogiline. Käikse pealt ajan vanamuti alla, sest kets ei muista numbrid üles kerjuta, pärast tulen tagasi ajan ketse ka alla. Vaata, need sa kui palju juttu ühe aintsama pisise seaduse punkti juures. Ja mis sa veel siis teed, kui neid ikka sajamad oo? Sennepärast pole ma mitte nõus, et mede parlamentis peaks 101 olema või seda 101 asemel jälle 51 liiget olema. Sest kui räägitakse, et parlament on mede rahva nägu, siis peab seal ju ka olema neid, kes tööd tegevad, neid, kes nende ammatirõõmu tundvad, et nad parlamentis on, ja neid, kes kogu aeg vinguvad, kui sandiste medel käiko. Aga olga senne poliitikaga, mis soo, eks nad teevad ise, mis nad tegema peavad, et medesugust oma poole meelita. Aga ma tahtsin sulle veel lõpetuseks rääkida Tõnise päevast, mis soo esmaspäeval. Ja siia üsna palju vanarahva tarkust ka, sest seda päeva peedakse sammati talvepoolideks nagu taliharjapäeva, mis juba eile oli ja kus talveselgroog katki tehti. Tõnise päeval tähendas ilm ka mida tasja, sennepärast ma räägi soole, mis meid esivanem tähel olid pannud. Et kui päiges niigi, et palju Tõnise päeva paistis, et mees oosele selge jõudis hüpata, vaata siis on edu loota.
Ja kui Tõnisepäev on külm, siis tähendas see külma ja pitkaldest kevadet, aga kui Tõnisepäeval oli mäeharja peal udu, vaata siis pidi külma veel 6 nädalat järjest pidama ja suvi tuleb ka vilu. Ja Tõnisepäeval jälle põhjatuul ennustas terveks aastaks üsna vilu ilma ja ekka enam ei olnud tuule puhumist põhjakaarest. Nõnda, et vaada, mõsune o esmapea ilm ja kui sa autoga oled, lase jalakäia raja peal inimest kenasti läbi, olga ne siis oma jälgte peal või rattaselges. Olga Nenk. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. See va esimene euroehmadus on nüüd möödas, kõik pakuvad poodis ühesugust raha. Maagi tavastasi ühe päeva 1991. aasta 20 sendise, mis oli eikä nenda kulunud, et pole moo silm mitte võtnud mösuses riikis see koos mede taas iseseisvumisega välja lasti. Siima peas on tähelepanu juhtima selle peale, et sendid on praegu ikka ennaline raha, mitte sedas nagu krooniaegus, kus jälle 5 sendist ju üldse ei korjadi. Mool hakkas tasku ühe päeva kangest paramat külge alla vedama ja ma mõtles, et ma loe huvi pärast üles, kui palju seal kokku raha on. Ma ei hakka su aega raiskama, ega asja nenda peeniks ajama, et mütu ja mösust münti täpselt. Ma ütlen sulle, mütu münti kokku oli ja mis selle väärtus oli. Nõndamoodi, ma sai täpselt 13 metallraha ja nende summa oli kokku 3,84 eurot. Mis ju sedasi vaates pole mitte medad, aga kui sa ta krooniks teed, siis sa saad ümmardamise 60 krooni peaaegu 10 senti. Aga sa 3,84 euro eest saad sama palju osta kui 60 krooni eest, vaata see juba eraldi küsimus. Aga ühte ma siiski ütle, eurod ennast endade kallimaks minemise pärast ei saa mitte süüdista. Süüdista saab ikka neid, kes jälle euro tulemise varjus ega asjal natust juurde panid. Kuigi siin neljapuumiga televisioonis rääkis jälle Järvamaa ajalehtest, kus üks ajakirjanik oli paari aasta tagust söömakraami hindest praegustega võrdlenud ning saanud sõsust tulemus, et kaup hoopiskelt odavamaks läinud. Vaat siia ei oska ma ka midagi kommentaarida, sest sõsust aega moole ei ole, et poodis ringi klodida ja endast üles kerjuta. Ja kus ma selle tarkusega lähe? Mool pole neid ju võrrelda ka mitte millegagi, ega ma pole siis 2 aastat järjest muutub poes käinud ja kerjutanud. Aga ma arvan, et ma leidsi ühe vea siiski juba ülese. Sest kuigi tehtaks ju poodis kogu aeg igatsugu allahindluse peevi, peed sa siiski tähelepanelik olema. Sest ehk et kiri ütleb, et asi ju tükimaad odavam, ei pruugi see sedamoodi mitte olla. Võtame kas või senne keikse tavalisem asjanagut apukoor. See on läinud ju kallimaks midagi 40%. Aga kui sa paki peale vaatad, seal on ikka kirjas, et 20% ja mõnel on isegi 10%. Jah, sedas võib ju paljude asjadega olla. Aga ühest asjast ma muidu aru ei saa, et kui igas pool kerjutakse sentist 2 kohta peale koma, miks jääks siis bensiinijaamas 3. Ehk liiter 95 maksab, ma toon näituseks, 1,213 eurot. Mis see tähendab? Ma teen siit 2 järeldust, et kui sa peale 3. kohta olevat nummerd vähe liigudad, ega siis inimene, kes jälle bensiini tuleb võtmise tähele ei pane. Ehk võtame selle sama numbri 1,213. Paned senel natust otsa, saad 1,218 ehk 0,005 eurot rohkem. Inimene vaadab korra tabloo peale, eelmisest bensiini võtmise korrast on ka juba mitu päeva möödast, vähel rohkemgi, ja ta oli jääbki tsouna arusaamine, et bensiini hind pole tõusnud, röömugot palju. Aga see rööm maksab üsna palju. Sest kui sa senne hinnavahega ehk 0,005 euroga, mis sa nüüd kallimalt oled müüd 1 tonni bensiini, siis teeb see juba 5 eurot. 100 tonni pealt teeb see 500 eurot. Aga et Eestis põledakse autodes bensiini aastas circa 300 000 tonni, vaata siis teeb see juba mitte 500, vaid 15 000 eurot ehk 235 000 krooni, vaat nii. Ja diisleid läheb aastas veel 1,5 korda rohkem, kui jälle bensiini läheb. Nõnda, et sa võid nüüd ise arvesta, kui palju see 3. koht peale koma ärimehele kasumit tuua võib.
või jo siin jälle tõesti mõni nõnda tähelepanelik autojuht, et jätab selle 3. koha peale koma ka meele ja kui ta siis äkist avastab, et bensiin ongi 0,001 euro jagu odavamaks läinud, toob poodist kohe tordi ja teeb naftamiljonääride terviseks omal suu maguseks. Ja ma küsis seda asja siit bensiinijaama müüja käest ka, et miks jälle bensiinijaamas 3 kohta peale koma rehkendakse. Ta ütles mulle, et ei, seda oli nendel seletad ka, aga jutt on nõnda keeruline, et pole ega õiget põhjust mitte aru saanudki. Ja teine asi, mis ma veel tahtsin rääkida, on ma ei tea, mis mood neid nimidama peab. Plastmassist on tehed, kus sesse saa mündid jälle nagu magasiini saad sesse panna ja nende kutsu sõrmega vähe sügad virutab sooliselt edruga 20 sendise kohe põusel. Ma proovisin poodis ka huvi pärast ja nenda, kui ma senne kätt alla vajudasi pöidlega, nenda ta sinna sesse kinni jähigid. Ma muljusi küll ühte teistpidi meelides isegi sõnadega, aga vedru pole mõtlenudki, et seda võid lipstükki välja prassida. Lõpuks ma urgitsesin enne siiski, et kudad moodi lahti ja nenda, kui see plaksu tegi, pani ma sealt korvi juurest tulema ka, mine sa tea. Kui juba keskid kaamera taga piilus, et me see vanamees seal nenda pitkalt pukeldab, jo ta ikka omal medat tasku ka juba aes. Sellest tegi ma järelduse, et sõsust asja ma omal mitte ilmaski ta ei osta. Olgane sendid samati taskus naagud krooni aeguskid. Kui ma kuju tuli ja vanamul seda rääkisi, adris ta omal kotis suukse sama sendi hoidi välja, omal tähtis nagu pääse seledas, et siia ei ole ju mingit sugust kuntsi ja kuidas sa vanamees saad eikä nenda tegemata asi olla. Siis ta võttis senne jälle sendihoidja käde, hakkas mul näitma, et mismoodi see mündi pesas hojab ja mismoodi ta sealt jälle välja pressib. Tal oli neid jälle 5 sendised terve salve täis ja nenda, kui ta ühte katsus käde saada, oligi nilbut. See pole midagi välja andnud. Ma itsidasi ja ütlesin vanamoori, et vaata nõuka asjandus ju mede eelarve jauks jälle täitsa teretund asi, et see on mede toidukorvi jauks justkui siseaudit, nagu nüüd peenimuskeele räägitakse, et rohkem kuluta ei tohi, muidu on pankrot. Vanamoor sai oma mündi lõpuks suure muljumise peale käde ja näu järgi oli nähi, et viha oli taale järgi jõudnud. Ma sai muidud koosa käde mitte millegi teest. Ja mulle tuli kohe meele Kärna Ärni, kes jälle majade ehitamise kohta kinasti ütles, et käikse pealda suur vaimustus, siis on petpaus, siis on süüdlaste otsimine ja käikse lõpus on kõrvalseisjate autasustamine. Sest vaada, need asjad, mis selle vanamoor ostnud või muretsendu, need peavad alati õiged olema ja kui ei ole ning midagi juhtub nagu preetkid, siis ma saa ikkagi oma koslappi. Aga Kärna Ärnil oli veel üks kina ütlemine, mis ei see siia eurosse ega muu vanamoor ei puutu, aga ma ütles ole siiski, et muidu läheb meelest tee. Ta ütles seda muud, et inimene on siia maailma loodud teisi aitama, sennepärast ei saagi aru, miks jauks need teised on. Olka ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Vaada, ilma ei ole mul midagi ennusta. Ja senne koha pealt ma olin Johaniga täitsa nõus, et kui sa taevasse vaadad, siis so kuu ennast ka nõnda küliti vedanud ja nõnda kaua, kui ta ennast õigeks ei ajamette, nõnda kaua külm kuskis poole ei kau ka. Aga ma olen siin vaatanud ega ummigu tehtaks ennast televisioonis, mida toitu valmis. Jutustavad seal juures hermus nobesti, plännitakse ja lõpuks on taldriku peal ainult 3 pruuni riipsu, mingit sun pisin töks enne keskel ja unik rohelist veel käikse otsas. Ma muistas ennast uue maja toidu tegemisest küll mitte mäed arvata. Aga vanamur muidud käsib mul ega korra vakku olla ning muudkot kuuleb ja kuuleb. Ma siin ühe korra ütlesin küll, et mis on kuulamisest kasu on. Pole ma ummigu kuhmikõrvast medatsasust näinud, mis televiisorist tähtakse. Aga teise külje peal too mul siiski teha meel ka, et medeköökes mäed uuendust teheta ei ole. Et rugijahupudru on ikka rugijahupudru ning vorst on vorst ja juustutükk on juustutükk. Aga mida tassi on tal siiski külge jäänud ja vaata ennast enam lahti ei saa. Vaata, kui me teil ennemalt liha ahju panti, siis oli see hea mihin suudes võtta, kuigi ma ise rohkem küll kala armasta süüa. Aga nüüd ma liha enam ei tahagid. Sest see limadakse meega pealt kokku, nõnda, et kui ta ahjust välja tuleb, siis ma teegid, peame seda sööma või selle juures sumisema hakkama.
Ma olen mitu korda rääkinud, et sa rikud ju liha maitse seda mu tee. Ai, see ei tähenda midagi. Sest tal on mul üks vastus, mesi teeb liha heaks ja see nagu jutt lõppenud. Ja kanaliha. See aidab sedasi jälle käikse paremini süüa, kui sa poodist jälle grillid koiva võtad ja soojalt kohe pentsli ka paned. Aga vaata, need kanad, mis soo juba tehet ja riiule peal moosugust tolgust tootvad, vaata, need ei kõlbe mitte kuskil poolegi. Neid ju reklaamitakse mehesti ja nad on tõesti kinakerjukoti sees ning sõsun tunne, et nenda, kui sa selle välja sealt päästata, hakkab su kiituseks kohe laulma ka veel. Aga vaata, süüa sõsuna sib see nii mette. Jõulude aegus meisi vanamoorid käsim Kärdla poodis ning vetsem ka ühe sõsuse, et kui lapsed kuju käima tulevad, siis on hea laual panna. Ja pole see väga odav ka mitte olnud. Saigid siis see maailmaeme ahju pantud, kõht oli tal ka igatsugu asja täis topid, vanamoor seledas, et see keik pidi hea maitse andma. Nenda, kui see siis ahjust välja tuli, tegi ma suu seks ka ja täitsa, ma pole mitte aru saanud, mis ma oma lammast taha sai. Kana see igastahes ei olnud. Pole seda maitsetkit mitte. Üks maitse oli, mis kõigest üle käis ja ma siis ütlesin vanamoorle, et proovi, mis asi see nüüd on. Vanamoor pistis ka tiivanuki suhu, muljus ja muljus peel ning teedustas siis, et see ju täitsa piparkook. Oli, ma sai ka aru. Vanamoor pidas nena ühna vingu, sest lastest see söömata jäi ja ma pidis enne omal nädal jooksul siiski kerese prässima, et toit mitte raisku ei lähe. Aga mu meelest peaks see ju täitsa selge olema, et kui ma taha kana, siis olgas ennel ka keik kana tunnusmärgid peale muna ja kui ma taha piparkooki, siis ma võtta kaussist ja krabista neid. Maasi pani mõne sõsur retsepti ka kirja. Ei saa karda, ma paka neid sul mitte ette lugema. Ma ütle sulle ainult peelkirjad ning sa katsu aru saada, mis asja ne on. Ja need keik peavad kanaroad olema. Keikse peal too kana kreveti kookuse risotto. Siis on kanaliha, puuvilja, kaapse vorm. Moode ta käib kapsas ikka sealiha juurde. Siis on kana koivad marmelaadi kastmes ja kana koivad laimi kookuse kastmes. Nenda, et see piparkoogi kana, mis ma sõi, oos enne kõrvalt ühi asi. Samati nagu karamellised kanatiivad kurgiga. Ja pane nüüd eest tähele, järgmine on ka kanast tehet, mis ma nüüd ütle. Teistmoodi Stroganov köislaugu ürdiriisiga, kana frikasee, ingveri ja pähklide ja meeriisiga. Vaat, mis sa nüüd ütled. Ja lihast tehet asjad on ka huvitavad. Võtame kas või grillid seavilee apelsiini marinaadis. Senna juure glasseerid aedviljad, vooliumis küpsekardul ja karamelli köislauk. Sa kujutad nüüd ette. Ja siis on veel sõsunasi nagu mozzarella ja tomaatidega täidet seafilee pestukartulitega. Ei tea, mis just roogasi pesemata kartulitega tehtakse. Ja kui sulle kuskis poolt restoranis öeldakse, et medelo pakkuda portubellu ja vetajuustu brochetaad serveerituna koos suviselt kerge rucola saladiga, vaata siis hakkab moosukun ringi vaatma ja kahtlema, et oda äkist ipudroomil või moenäitusel sattunud. Vaata, ega asi peaks siiski sõsust nime kandma, et risti inimene ka aru saab ja igal asjal peaks oma jälle mekk olema. Sennepärast ma oli Kihnuvervega ühte meelde, et käik see paramu räime kardul, praet lest või silk, silgupessu ka mehine asi muidud ning kui sa senne juurde potist kuuma tuulist võtad, siis võib küll öelda, et taev on riiku maa peal. Ja miks jõuks peab toidu maitse igatsugu lisanditega rekkuma. Senne moodiga pole poodist 10 aasta pärast peale toidulisandite mitte midagi muud võtta. Alles see oli, kui see võsapet soomlasega õigut taga aes. Oli mingit sun kraam, mis soo magam paneb, nõnda, et sa vana inimese asja peale üldsegi ei mõtle. Ma muidud sellest aru ei saa, kenne jaoks sõsust asja tari soo. Kui see Hiiumaalgi eelmine aasta nõnda kehva oli, et klassides lapse sündimata jäi. Aga võsapet siis saates soomlane jähigid lolliks, sest ta hakkas asja ammedlikult aema ning keelt panti kohe peale, et see on ikka arsti rohi, kuigi suured kauplust müüsid seda juba ammu ning jäävadki müüma. Aneva toidulisandid on ju sõsust, et sa ei teegid ju, mis nad soga tehti võtvad.
See ju alles oli, kui me ta suur Mosklemees ja televiisor tantsulevi vahel jäi, kes oli ka mida ta Ameerikast toodud toidulisandit pruukinud ning nüüd oogid tal puuks. Ta peab mitu aastat kodukemmergu taga oma lihast punnidama, teistega ründu katsuma ei lasta mitte. Ütle mulle, miks jauks inimest ise omal sõsust nootluse kael vetvad. Sa sööd senne sesse, a sa ei teeg, et mis ta sooga teeb ja kuidas moodi ta soole siis möiduma hakkab, kui soole hakkab pents paistma juba. Kui ta äkis sedas, et soo keha ei jaksa keiki neid jääkest, mis see toidulisandiga eluaegas sisse oled söönud, põletama ette, siis sa oledki üks lisand perearsti jauks, kui sennestki taidab. Nõnda, et võta poodist ikka sõsust kraami, millel sa kohe nime ka oskad panna, siis pole sul midagi lisandit taris, siis ainult soole ja pepad. Ja sinebit ka. No olga neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Ei muu asi aida ka mitte. Ma olen seda ennem küsi veel, mulle tunne, et lolliks ma jäi ikkagit. Ma räägi ilma teetest. Kolmapäevta vuristas see nugise näugu poiss seal televiisoris kõik kraadid ede ja ma sai aru, et kärdel tuleb kõik see rohkem 4 kraadi kõlma. 4 hommikul läks mul uni kella 5 aigus PLD. Tuba tundus natust jahe olevat, ma võtsi tasku lambi ja läksi kraadi vaatma. See näidas -18. Ma ei tea, kas televiisori mehed möötvad külma nüüd ka eurodes ja me ei peame pärast kraadiks ümber panem või. A siia töös sedas, et vaada eiga ise ühte, mis taevas näidab ja soolo teeda, mis ilmsind ummigu ees oodab. A üks asi, mis ilma teetes on alati õige, on see, et kõik see ennem nad rääkivadki ööst ja siis alles lehtvad päeva kallale. Sest vaada, öö on ju päeva hakadus. Meie ei räägi sedas, et ma oli päevöö ülevel. Meie ütleme ikka sedas, et ööpäev läbi sadas. See tähendab seda, et kui sul on murest nõnda palju, et silmde eest ühna mustaks veab, siis ole murete. Varsti hakkab jälle päiges paistma. Ja ma olen kogu aeg senne järgi elanud ja ükskõik, mis santust mulle keerdu too, on mu meel ikka kogu aeg rõõmus. Ja teed sa, senne näeb vana jumal üleval kohe ja teeb nendel jälle omakorda nüüd udi, kes ole o santust teinud. Mul oli ka siin üks asi, mis jälle 3 aastat küdis ja nüüd saigi üks oma karistuse käde ka. Ja aga omal polegi sul mitmetarist tehja. Ole aga rõõmus ja mene oma eluga ise edasi, siis elu läheb ka edasi ja võtab su omaga seltsi, kui sa must õigesti aru saad. Ja nüüd sennepärast, et 3. veebruaril kell 4.31 hakkab Hiina kalendri järgi jänesaasta peale, siis ma tee soole pisis ennustuse, mis sul ees oota oo. A eesa siia segamsae, sennel jänesel eesnime ei ole. Nõnda siis käikse pealt jääras. See aasta tuleb sul nõnda ebatavaline, et tavaliselt nõnda ebatavalist aastat sul enam tulemas ei ole. Kõik asjad tulevad sul sõsuse ooga ühna sülle nagu rekkaauto läbi aiaplangu. Nõnda, et kes kõrval seisvad, ehmadavad erpsasti aga nendel pole muud need tehja, kui katsuga eest hoida, kui nad alla jääda ei taha. A sooga ei juhtu midagi, ainult naerde saad. Sönnile on aasta sündmuste rikas, nõnda, et siia mahub sammati sündimisi kui ka rikut. Ja sõsust siksakilist hüpped, mis jänes teeb, nii jäävad saabed rohkem ülese poole katsuma hüppada. Katsugu tühja tähja peale oma rammu raiska, aga kui sa võtad midagi sarve otsa, siis tee seda ikka täie paaruga ning siis laieneb su professionaalsus ka nende kaugel, et sa võid Neeme järvid hakata Eestisse tagasi tooma küll. Kaksikutele võib see aasta tuua elusükli lõpetamise, ei mitte kogu elu. Ühe jupiga sennest saad sa ühele poole. Ja kui sa naiste rahvas oled, siis võidaks sulle üle hulga aja abielumise ettepanek tehja. Enne maikuud pead sa senne omal selgeks tegema, sest pärast enam ei jõua. Sul võib nenda nobeks minna nagu erilasel, kes kogemata sipelgapesas on sattunud. Üks ernva tähtis tutvus aidab sul pangalaenu maksa. Vähk. See aasta on sulle mööldud. Su taga avanevad ernva suured võimalust, sest ettepoole saab näiumette.
Juba veebruaris on kõik võimalikud pöörded ootamatud ja kui sa arvad, et võid oma sõrgast salaju kuskil pool toppida, siis tuleb see kohe päevavalgele. Ja meesterahvas vähk peab jälle valgepõllega naistest eemal hoidma, sest nendel on komme kogus aeg, mida potti sokuta. Lövi, vaata see on sul rõõmus aasta. Tööd on palju ja palk on hea ja kui sa 19. augustil sündinud oled, siis sa saadki Riigikoguse. Ja mida rohkem Lövi suuri plaanis teeb, seda rohkem need jõuk saavad. Ühe koha peale nonnima jääda ei tohi, siis võivad Sandi südametunnistusega inimest soo juurde hiilida, tasakesti peal kõigutama hakata, nõnda et oledki, et äkist lapite nagu Läti majandus. Neitsi, naistel, neitsidel on suured muutust ees, aga ise peab ka hakkamist täis olema. Siis teeb üks vana sõber soole endamatu teene ja sa saad üsna bioloogiliselt ka naiseks. Ja kui see on juhtunud, tuleb kohe hakata maja ehitama. Ahju, sa senna sisse mitte tee. Võtta omal nahatäis lehmast, anna nendel mehesti silu ja nad kütvad metaaniga su elamise ümber nenda sujaks, et sa võid talve läbi sitsikleidiga kajul käia. Nüüd on kaalud. Et sennelt aastalt üldse mida toota, siis tuleb sul käikse pealt varem alustad asja tee lõpeta. Muidu sind tantsud tähtedega saates häi kutsuda. See läheb sul algus kõik kenasti, aga nenda, kui pasatuubel läbi saab, nenda oled sa ka välja eledat. Ja sennepärast ei ole jänes aastal hea nenda samati kräkkida. Saab, et kõiki asju ennem ole kaaluma ja senne jaoks tuleb sul üsna elektronkaalusta. Tavalise kaalu pommid võivad kaduda. Skorpion. Vaat, et skorpion on sojamaa loom, siis ta käikse rohkem vaarti täis suiaegus. Öösse kuumaga võib isana skorpion ühne voodironida. Aga siia ei ole karta midagi, see aasta on hea egal rendel tegutsemiseks. Ja et skorpionid peaaegu ette ei joo, siis on sul kõik see parem aeg nüüd viina vetmisel põugu lüüa. Nõnda, nüüd on hambur. Ei mingitsugust rahu ega vaikust see aasta mitte ette ei näe. Soolo kogus aeg justkui tiivad selgas, aga neid pole soole mitte Frederik kandnud ja ma ka ei tea, kus pood sa need saad. Aga kui sa kuskil poole kõrge ameti peale tahad saada, vaata siis see läheb sul korda ka. Ainult saab, et ettevaatlik olema, et sa sealt kogemata mitte üle ei lenna. Kaljukets. Kaljuketsel on egavne hea aasta. Keit läheb korda, aga sa ise pead ka järgmine hakkamist täis olema. Oogu vetta nagu kauguse hüppaja, vaata seda aega soole ei anta. Muutkud hüppa. Juba veebruari keskelt hakkab, et su asjad mihiselt edasi minema, sa võid isegi vana kaustigu visada ja keike puhta lehe pealt aluste. Veevalaja. Vaata vesi on kallis, ei maksa seda ilma asjada laris töötid. Ja peelenlast ei tohi unustada, et Tallinna vee omanik larbib teisel pool Soome lahte vetsesse ja tuleb pärast Ülemiste järve suud lopudama. Vaata, sennepärast pead sa olema kogus aeg lahingu valmis, et mitte puhta südametunnistusega inimest ei pääsiks su elu solkem ette. Aga muidu on kõik Eesti. Kalad. Kalad peavad jälgima seda, et nad koos teiste tolgustega värku kinni ei jää. Egatsugu uusi tutvaid peab hoolega vaatma, sest mitte ega üks ei aida soole sõbraks. Nii mõnigid on nende hulkas tõbras. Sool on võimalus täitsa uuele tasandile tõusta. Nõnda, et mene krädi elektriposti otsa, et see soold jälle energiat nõuab see krädimine, siis Hiiumaalt mõtet ronida ei ole. Siia hakkab elekter otsa saama. Mine Saaremaale, seal on teda veel lahvelt kee. Ja kui sa sealt oled säraga käde saad, siis tule Hiiumaal tagasi ja siis võib aasta teina pool sul üsna rõõmusa olla. Vaat nõnda moodi. Maale soole nüüd jänesaasta horoskoopi ei ennustanud. Katsu neid asju siis omal muistus sees hoida ja ei unusta mitte, et kolmapäev ehk 2. veebruar on kündlapäev ja Tartu rahulepingupäev ka. Ja vaada, kas kündlapäev on selge. See tähendab ilust suve. Olga ning. Külakarla mõtleb. Näha, tervitus teitele. Mes see külm siis sooga tähja võtab. Aga sii pole muud kui aega, puid alla nenda tahi punane. A muidu inimene harjub ju kõigega külmaga nenda sammati. Ainult kolmapäsi, kui tuult ka veel oli, siis võttes nagarvad lahti. A vaikse ilmaga pole suur teda midagi.
Ja Preeto kõik see kangem külm ju korra tagasi ka andnud. Aga kui sa mäletad, siis vanasti olidki sa sust talved ja keskida ei jurisenud. Külmaga saab siin natust nalja ka. Ühe päeva ma läksin jälle puid tooma, kui vanamoor mulle selgõidis, et sa seld vernast võta, mis otse jääb, võta seld, mis pahemat kätto. Justkot ma ei tea, mis puud mool kuuris on, mille jauks neo. Ma siis küsis, et mis nende vahet peab olema. Ja vanamoor ütles, et neemes pahemat kätto, neo paramad, ning andvad rohkem sooja. Ma küsis jälle, et mille jauks see teine vern siis soo. Ja vanamoor vastas, et neo lihtsalt põledamise jauks. Saad sa nüüd aru. Oma teed ooju puude kasi klaar. Me sa ahjupuu, me sa plitapuu, me sa metsakui, me sa riitassuve kuivend ning me sa lepa ning kasepuu või siis jälle männi ja kuusepuu. Nüüd tuleb välja, et vanamoori klassifikatsiooni järgi on üks sort, mis sooja andvad ja teine, mis lihtsalt põledamise jauks soo. Kui sa sellest aru saad, anna mulle ka teeda, ma olen omadega täitsa viikist. Teine jäma on külmaraadidega. Vaata, televiisoris ja raadios rääkivad ilmateates, et Kärdel on 16-17 kraadi, aga mool näidab ikka 21-22. Ma hakkasin siis jälle targematest raamatutest uurima ja nüüd on asi selge. Sest vaada, neid kraadist rehendatakse ju selline Celsiuse ja siis selline Fahrenheiti järgi ja nendaga selline Reamouri järgi. Ning see Reamour on 0,8 Celsiust. Ja vaada, see klapib täiesti mu kraadiklaasiga. Sest kui sa 21, nagu mool näidab, korrutad 0,8 G, siis sa saadki 16,8 kraadi Celsiust. Aga vaata, see asja peale pole ma ette oskan tulla, et ilmajaamas möödetakse Celsiuse järgi ja mu kraadiklaas muistab senne kohe Reamuurideks ümber panna. Tuba ei olegi väga raske soojaks saada, maa õpedes hoole ka. Ja vanamoor vingus ikka, et toas on külm ja toas on külm. Maa pea särgivarruga tulese keerama. Ja siis tuli mool hea mõte. Sest vaada, medelua toakraad lapite vastu välisseina. Poolest saadiks riiuli sees veel. Ning see näidab peale kütmist 22-23, see on Celsiuse järgi. Ja umikuks on sasust ilmadega nagu praegu 17-18 kraadi sooja. Ja ma mõtlesin hea põhjuse ka välja, et ma selle toakraadi saaks kuskis poole parama koha peale panna. Sest vaada seal, kus medekraad on, pime peale kauba. Ja kui sa teeda tahad, mis ta näidab, siis muidu ei saa, kui käib veel vanamoorid taskulambiga kordamööda ilmust, nagu pioneerid mängiks luuremängu. Seda mood ma vanamoorile ütlesin ka ja ta jäi kohe nõuse. Mitte mida taimamata. Ma tõi siis kraadi ja pani toa vaheseina peale ning kas sa usud või ei, minuutiga sai 18 kraadist kohe 21. Nenda, kui vanamoor poodist tuli ja kraadi vaates kiitis kohe, et näed sa, täna on tuba ühna soe, pole tariskit kampsunit selge jätta. Ma pidasin oma ette peenigest, aga vähe ärma siiski siiamaani, et kui nüüd vanamoor töölise põhjuse on avastanud, mis must siis saab. Aga lindude söötmise pärast sai ma koos läpi käde. Vaada, ma pani juba eelmise aasta nende jooks söögima ja unapotsed, siis hea hake pealt vaata, mismoodi nad seal toimedavad. Ja ei muidu ikka tihast ja mõni must räästas käib ka, aga ühe päeva istus isegi, et varese unapoksa peal losakin naagut põrmanda kalts. Ma pani algus kaerahelbid nendel, aga vaada neid mette ei tahtnud. Siis ma ostsin poodist ühna sefkasid ja vaat nendel oli mihine menek. Alguses napsest pisist linnud sefka nokka vahel ning lendas senne koort tee peale katke taguma. Aga varsti pole nad viitsinud ka kaugumale enam minna, see samas oksa peal tauti koor katki ning tuumes pandi nahka. Aneva koored jähid jõuna palle ja neid tuli muidu tegapäevaga juurde, nenda, et tumi oli peelt sõsune, nagu kesked oleks medeõue koplitrammi põrmandat pöhkind. Ning siis ma kuultsin vanamoori käest, et taas sõsust asja enam ei näeks. Oli kena valge lumi, nüüd on kõik eelagastat. Ning teetsa, ta vettis lume labide käde ja tuuseldas need seipakoored kõik lumega üle, et midagi välja ei pastaks. Ma püüdsin küll vastu õiend, et lindust peab talve toitma ja kodu juures hoidma, et siis on suvi kergem. Vanamoor pole aru saanud, et mis taal sennest kergem on. Ma ütles, siis linnud püüd ju putugaid igasugu massagaid, mis ringi lendvad. Kui soolo omal see plaan, ei aga muul siis senne vastu saa ka midagi olla. Mool kästi siis loll jutt teel õpeta ja lindudel midagi muud anda.
Ma ütles vanamurre, et jos sa peed nendel ise siis menüü valmis tegema. Ma nenda pieni tasja ei muista. Vanamurre ütles, et sii pole midagi kuntsi anna kaera elbeid. Ne jo toitved ja ei anna palju kalurit kammete. Ei nähnyt nüüd on valge väljas. Vanamur paneb linnud kaalu jälgideteks veel peale kauba. Ma püüdsin küll vasta vaielda, et nad ei taha ju neid elbeid. Vanamur jäi oma juure ja ei aita midagi, ma siis pea nüüd neid varasva käkkist menem poodest tooma. Seal teie peale värvilisvõrgu midagi järgi. Nüüd ma ei saa aru jälle sellest, et kui rääkivad siis suuresti ülemaailmsest sojaks menemisest ja õues on seesugune räkkadus, et televiisoris peale külma rekordite ja madalavee rekordite muust ei räägidagi. Vai on se sama sun jutt nagu seagripigagi, et egamine laadung seda vaat vaktsiinidel ei tee, aga sead on alles ja greppi pole ka kuskil pool. Nõnda, et preeto parem tohtrite käpa alla mitte sattudagi, sest need püüdvad su muidu kinni ja sumavad sulle ilma rahata ning pool vägisi 3 portsu vaktsiini kannigasse, sest seda pole ju kuskilt poole panna. Aga ühe asja ma tahan sulle veel meele tuleta, kui sa seda muidu üldse teedsid. Vaada, siia on ju kindlapäev tulemas, tuleva teisipäev, kus talveselgru katkimurteks ja naised sedavad punanähnuid veini, muidu võivad külas ning kõrtsis lörpimas käia. Ja meestel ei ole ka midagi kobiseda, nad peavad kodu vagavast olema ja naiste töösid tegema. Peale kedramise muidud, mis sennel päeval täitsa ei ole keelat. Seda moodi ju kirja pantud. Aga mitte seda ei taht ma sulle meele tuleta, vaid seda, et vanasti lõppest jõulud Läänemaal ja Saaremaal just küünlapäevaga. Kuigi mujal jälle viidi kuusk välja juba 3 kuningaga. Aga seda nüüd eraldi kirjas ei ole, kas medel see Hiiumaal võis ka jõulust küünlapäevani venita. Ma viisi oma kuuse muidu ammu välja, egaks juhuks torkasid lumeange püsti ning las seisab seal, ma arvan enda kaua, kui lumi ühe korra tüü ümber tee sulab. Näh, eed jõulu viimast päevast sulle siis ja olga ning. Külakarla mött.